seisnes idee siis selles, et naistele kingiti roose ja meestele raamatuid vahetusega. Õnneks tänapäeval on esimese soon liberaalsemaks sõlminud, et võib naistele ka raamatuid kinkida ja meestele roose. Aga täna õhtul siis põhiliselt mõtteautorite mune ja mul pole nüüd palukski teid kõiki siia ette, kes te täna oma tekste loete. Ma mõtlesin, et kõik täna siin alati, siis ma mõtlen, et isiklikult saate väikese sissejuhatuse ise teha. Mulle võeti iroonilisel või võib-olla isegi piinlikul kombel, siis minu nimi on Johanna Roos. Ja ma olen tänane siis õhtujuht ja juhin seda vestlust siin ees. Ma mõtlesin, et kõik on nõus, siis ma toon teiega pärast isikese vestluse ka, kus lihtsalt võib-olla ka mingeid küsimusi küsida meie käest, kui huvi tekib. Ja siis mulle veel öeldi, et ma võiks lugeda ka enda tekste ette. Ma mõtlesin, et ma annan täna sõna teistele autoritele põhiliselt, aga ma võib-olla siis juhatuseks ja meetme tõstmiseks loen ühe enda teksti. Mul ilmus selle aasta märtsikuus debüüt luulekogu tsükkel. Kui kellelgi on huvi, siis Rahva Raamatust saab seda osta ka. Aga sissejuhatuseks siis võib-olla selline tore luuletus, mis ei räägi roosidest, aga räägib päevadest küll ja väga sooneutraalselt. Tahan menstrueerida, nii nagu mehed pissivad tuisastes, seista harkis jalgadega teeserval, väikeste kuuskede mändide kohal, jahtida, sihtida, tabada, verejoaga käbisid kändusid, olla looduslik väetis, vihmaveerin, tilkuda lehtedele sügisel, niikuinii keegi ei saa aru, kõik värviline tuleb minu seest, vahel oranžikam, roosakam, täitsa metsmaasika punane või nagu kärbsiseen, vahel on klampis, siis on eriti ägedalt sihtida, palju ägedamalt kui mehed. Nad oleks kadedad, mis kuulipildur mu sees. Aitäh ja nüüd ma annan sõna meie luuletajatele ja ma ei teagi, kumb pool tahab kõigepealt esitada. Tervist, Kristjan. Abiturient, et varsti ei saa niisuguste kohtades käia, et peab istuma metsas või kasvandus. Ja väga ihe kirjutaja, pigem tegelen muude kultuuriliste asjadega, tantsimine, rahvatantsuga. Rohkem kõrvaline, niisama lõbus, et lihtsalt äkki vahel mahdama tundeid või emotsioone või ikka kirja panna siis nendes kirjas, ma tean, et on seda pole. Esimese siis luuletusele pealkirja, natuke mõista luuletus, kuidagi ma tahtsin, et oleks selline luuside kõikide ees, pobisen ja pobisen, mitte keegi aru ei saa, mis ma olen, millest ma räägin, mida ma luban, mis on minu tõde, ainult hüperboolides laused, tundetu irve igal hetkel kaamera taga, kuna keegi ei märka, panen teid lihtsameelseid uskuma, et B-järel tuleb tähestiku see ja 2 + 2 = 5. ning kui kõige vähem ootate, piiran teid ümber nagu kärbseid. Võite proovida minust lahti saada, aga süsteemi tapmata ma ei lahku. Olen surematu, nii kaua kuni lained liiguvad, inimesed tapavad.
jaanuaris ma avaldasin esimest korda siis oma luuletused Lähtkirjas ja osad neist on siis täna mul silda. Mul on 6 luuletust, mida ma sõltan. Esimesel ei ole praegu ja ma olen natuke närvis ka. Miks mind huvitab, kuidas juuksed silmis päikeseloojangu poole lehvivad, kuidas sõrmed end mööda sillerdavad lumipilma põske aina sügavamale langevad, kuidas uni, milles miski mind kuhugi sügavamale tõmbab, ei dream within a dream, kuidas sõnad, mida kuulevad ainult pilled, tuulega minema uhuvad ja laused jäävad ütlemata, kuidas nahk puude külge kleepides sellega üheks sulab ning ei tulegi kunagi enam tagasi koju. Kõrve nõges ja happuoblikas. Nõgeste vahel mul algu suudeldi, neid näpiti, musitati, puudutati, lakuti. Hiljem kui ära läksin, olid jalad armu täis. Kõikide puudutuste mustrid katsid mu ilu, mu heledat D-vitamiini puudulikkusega ilu. Homme läksin tagasi, ma suudlusin hapuklikata varsi, nende lehti ja nendel elavaid tigusid. Aju uduses limtsutas oma eurat ja muuta ma veidi kurvaks. Ma peidaksin nüüd ööbikuna su juustesse, et sinuga kõrva sosistades rääkida tähtsatest asjadest. Esiteks, kui oluline on umbrohtu rovida. Teiseks, kui oluline on pajuurbadele paidena. Ning viimaseks, kui avad oma silmad, märkad sa, et me ammu ei viibi enam nõgeste vahel. Ma voolan ja voolan läbi muru, üle mulla ja selle all, sinu all. Kas ma põgenen või õpin? Kas ma põgenen sinu eest või õpin sinuga elama? Ma õpin elama su jalajälgedega, mis on siiani mu mullasis aias. Ma keeran sinna sisse kerja ning lasen välja suure ohka. Mu väike süda tegi viimased 2 tuks. Taman hapooblika lehe all ning ei ava oma lollakad silmi enam kui ma. Jäine kuumus. Päike paistmas silma läbi tuule käest tantsivate pajulehtede. Sa hoiad enda ilusat nägu suunaga sooja poole. Su punased põsed nii ilusad kui leegitsed tuli. Kui küünas aknal, mille sa mu ees ära puhusid, et tuba pimedaks täna. Su sõrmed uurisid mu keha just, kui ma oleksin avastamata maailm, mille iga osa tahab leida, et nii oluline su puudutus olen. Kissitades silmi ma vaatan su nägu. Päike, mis sind enne soojendas, pani su nüüd sulama. Su ilusad silmad ja põsed ja juuksed, su ilusad käed ja õlad ja kael, su ilusad jalad ja selge huuled. Ma vaatan pealt, kuidas igas osa, mida kord armastasin, mu silme ees maasse vajub ning ära kaob. Pajulehtede vahelt tuleb soe päike soojendab mind ja minu põski, mu leegitsevaid hüünlamidi värvi põske. Minutid. Tuldud tee tundus juba tuttav. Kunagi varem ma siin teed kaevasin, kunagi varem ma kusagil mujal midagi muud tegin. Liivaterade kuumus kõrvetas mu jalgadesse imepisikesi auke. Jällegi, nii tuttav, et hakkab vaikselt halb. Mismoodi see kõik seotud on? Ma pole iial varem su nägu näinud, miks sa järsku karjud? Eile veel olid mu juustes, öösel käisid öörutikad mu juuksoitsi lütsimas. Kõik on kokku kleepunud ning ebameeldiv, aga miks see kõik nii tuttav on? Ma näksisin murulibadel päid otsast, sest kõhutühjasus on normaalne. Mõru maik mu keelel ei lasknud enam rahulikult olla. Vastikult tuttav maitse, kus ma seda varem tulnud olen. Teetassi põhjas olevad piparmündilehed moodustasid südame. Ma näen neid igal pool, ka tookord, kui ma seal teed kaevasin. Issand, miks see kõik nii tuttav tundub? Ma nutan millegi järele, mida mul pole olnud. Mu sõrmed tahavad puudutada midagi, mida nad pole kunagi varem puudutanud. Mu hinges on auk, mis tahab, et teda täidaks miski, mis pole sealt kadunud. Ma imen verd su haabadet. Ma kastan end talve karge sulavee ja külma udu embuses. Ma sosistan oma soovid puupragudesse ja ootan elu lõpuni, et vaid leedrööjad kasvaksid mu pinnal. Vaatamata mu kevadallergiale, vaatamata sellele, et muru maalib mu nahale punased laigud ja ajab end sügama, hingan ma su iha, su nahka, su isu. Su ilusoorne ketendav nahk, kui puukoor kord nii rõve. Meeldib mulle nii väga, ma tahan end kleepides juustesse ning olla su mõtete kuraator, suvise tuule ja kevadise tärkamise läbi viia, et vaid leedrööjad kasvaksid mu pinnal. Kraavikala.
onu kükitab kraavi kaldal, õng piisavalt sügaval, et ulatab maa-alumisse kraavikala kalamaailma. Üksi keset lagendikku, üks kraav, üks mees, üks õng ning trobib on kalu ootama sussikest õnge otsas. Kalamaailma kraavikalad ei ole niisama kalad. Kraavikala kalamaailma kalad on erilised kalad. Need kalad õngitsevad inimesi. Onu ei ole veel kordagi üles vaadanud, ehk oleks nüüd aeg ta õlale koputada ning öelda, et kraavikala kalamaailma kalad ei ole niisama kalad. Aitäh teile. Ja ma mõtlesin, täna ei ole, jah, me võiks kõigile tegelikult ka plaksud teha. Täna ei ole siin Mikk Justmeid, sellepärast et ta on haigeks jäänud, aga ma näen, et siin laua peal on tema raamat ja ma mõtlesin praegu, et spontaanselt, miks mitte jätta juhus oleks ja ma loeks mõne teksti siit äkki ette, ma loodan, et ta ei pahanda. Näiteks selline tekst nagu Varjuteater. Me ümber aeglaselt lagunevad seinad, roided juba valendavad, peal auguline nahk kui riie. Kaksikud magavad, joonas süütab tule ja korraga me ümber lahvatavad varjud, tantsides sureva kala sisemuses. Siin sünnivad kõik hirmukujud ja me üle naerab vaid auguline päevas. Või siis selline tekst. Öösse sabisevas vihmas on midagi nii süüdlaslikku, kui see sajab ei kusagilt ei kusagile, pimedusest pimedusse, vaid läbi akna korraks sähvatavast lambi valguskihust näed, et ta on olemas. Sa lähed ei kusagilt ei kusagile, kõnnid läbi vihma, pimedusest pimedusse, oled teisel pool rasket vihma ja tuled tagasi läbi märjana. Mööda su palet niriseb alla armastuse magus nütter. Ma tean, et ka vihm on tulnud me vahele. See sajab külje pealt ja tantsib armastuse tuules oma veidrat tantsu, pekstes vastu su elu betoonseinu, oma pikki, märgi, noormehe juukseid. Ma arvan, et ma võiks teha Mikule ka ühe aplausi sinna, kui see ennast kodust on ja loota, et ta saab teha lõppu terveks. Nii, aga enne see annaks sulle Mikk edasi. Ütled. Ma ennast väga ei kuula, kas see Mikk on sees või mitte. Tere, mina olen Liisa Alman ja head ülipäeva teile kõigile. Ja raamatu roosipäevaga muidugi. Loen teile ette ühe slammi luuletuse, sest lisaks luulekogude kirjutamisele ma osalen slammil, mis on siis luuletuste esitamine natukene võib-olla dramaatilisemal moel. Et lähme dramaatiliseks nüüd. Kirjutasin Mari Jürjensi laulu põhjal ühe luuletuse, see laulu pealkirjaga Inimene, nii et minu luuletus on ka Inimene. Kõht on tühi, tahab täiendust. Diivanil põrritsen köögi just, kass krabib piita, tahab paitust, mul on vaja tõuget saamaks innustust, tõsta jalule ja külmkapist võtta juust. Peletada ampsuhaaval tüüdimus, tükike soolast või maiustust, televiisor kiilub, pilt on must, aga peagi taastub ja taastub kaus. Kes oleks arvanud, et söömine leevendab tuusasust, olen diginutisõltane ja pessimist, aga saatekava tuli seega Kanal 2 vist. Esmaspäeval Katrin Pluss, ekraanil järjekordne skandaalne, ennekuulmatu ja natuke vähe usutav, aga siiski meelelahutuslik paljastus. Visken diivanile siruli, pikkutus, naudin viimast vaba tundi enne magamist, kuigi tegelikult peaks juba magama, see on alati risk. Hommikul tean, tunnen väesi must ja unes näen tööd paratamatus. 6 tunni pärast kuulen juba ääratust, ise oma nõrkust ja torsakust ja luuletaja kutsumust tuleb minul kannatada. Nii, ja nüüd natuke midagi teistsugust. Valgete begooniate agooniad ja arooniad ja irooniad. Mõrude, tõrude, tõredad tujud, kipskov kujud.
botaanikapraktika kuivanud kujud, herbaarium. Süngete sügiste süüdimatud süüdid, kangete kevadete rooste, põhjavete radade kooste, suved, mida nende kohta sisistada. Talved tallavad teed ja tõmbavad tihased Herkule tilkadele, tuulekraadid. Tule rebi mu riim, tule murra mu alliteratsioon. Nii, ma mõtlen midagi ja tavaliselt ma valin tekste selle järgi, kuidas publik parasjagu on. Siis kui on tõsisemad inimesed, siis tuleb võtta tõsisemad luuletused. Aga kui tahetakse natuke nalja ka teha, et siis saab mängida nende slammiluuletustega. Ma proovin siis ühe slammiluuletusele. Et kuna slammiluuletusi väga ei taheta avaldada, sest nad saavad oma võlu, kui nad kõlavad, et siis ma igal võimalusel kasutan ära seda, et ma saan neile esineda. Nonsense ekstrasensitiiv. Esimene rida on aperitiiv, intertekstuaalsuse diapositiiv. Pei, kõik siin elus on ostunimekiri ja Juhan on liiv nagu lahkumine inglise keeles. Millist rütmi käib mu vari? Kodu on Võru ja amet on kloun, kui tõmbun oma kilpi, siis olen alone. Feeling hot.mail.com, konom turumpun konna om. Jälki sai kõnele inimese kombel, teksaan maa ja jakk on mul pommer. Tasa, või te olitegi vist? Keegi naeris kaalikas ja kapsa, saa palju uuest aastast sul see auto maksa. Mitmevõistlus, nool, lahtilask. Ma ebaõnnestusin, sest treener on. Parem mõtlen ilusatest asjadest. Näiteks sellest, et Fred Jüssi on teisest maailmasõjast vanem ja mul on auväärt austat tähtis amet. Või äkki avaks hoopis oma restoraani, pakuks kirsi, morsi ja pannvooke ja maiu ei oleks piimaauto, vaid leht. Äkki hakkan hoopis varmeriks, teen meie rei. Let the cool country air and rain wash away the pain. Nii smart, no way. Alguses oli sõna, see sõna oli hei. Kui keegi veel ei tea, siis ma lisaks luuletaja ametile ka õpetaja. Ja päriselt on õpilased kirjutanud restoraan ja varme. Kuna ma olen olnud huvitatud rahvaluulest, siis olen proovinud kirjutada ise loitsu. Ja mu arust sai päris hää. See oli siis hea, aga võrukadult on hää. Külmina kuulsin, kui mind tehti, valgest lasest tahuti, rauaroostest lõigati, külmakuulse kõlinad, hõbekulla helilad. Kasvatasin sinisilmi, õpetasin rohehelmi, nüüd ma teadsin, nüüd ma nägin, hing see siugles kehast läbi. Külmina kuulsin, kui mind tehti, kui mind loobelt otsiti, metsapervelt hõiguti, rannapiirilt kaiguti. Küll ma tundsin nukrasti, kui keegi ei vaadanud uhkesti, keegi ei öelnud armsasti. Nüüd ma teadsin, nüüd ma nägin, hing see siugles kehast läbi, küll ma tõin see kaugele. Küll ei vaadanud tagasi, valgest lasest lagune, rauaroostest pudene, hõbekulla hingeke, valge vase vaimuke. Siugles läbi, hüppas merre, ainult vaikus jäi veel kerre. Ikka teadsin, ikka nägin, ära kadus minu vägi. Hüppan talle järele, seisan mere lävele. Aitäh! Proviisoriks ja lõpetan seal suvel, aga siis vabaste eest kirjutan ka luuletusi. Ja täna, mis ma esitan, mõned natukene seotud selle raamatu ja roosipäevaga, aga üldiselt lihtsalt valisin välja, sest lihtsalt niisama ei istuta. Lahtise aknaga elutoas raamat põlvile langenud. Lihtsalt niisama ei kuku lehetki puult. Sügis, küll, võtab viimase. Kui sina ei jaksa, kas siin aknalaual päikesele ikka kuulda, sületäite kaupa kodumetsa tuhaks põletada. Kui sina ei jaksa, hämarate päevade ilu, oma hinge ligi lasta. Kes siis veel?
tuleb lihtsalt niisama. Su külmunud südant hommikusuudustega soojendama. Järgmiseks üks luuletus, mida tegelikult igaüks saab märtsikuu värskest õhust ise ka lugeda, aga need, kes pole lugenud, siis ma võtan teie vaeva lähemaks ja viin teid tagasi sulalumisesse kevadisse. Tolm ja vahukoor, mu keha katusekambris kompavad üksteise piire. Aga hing on piiritu. Spirituse küülikus soontes voolab ka siis on ta vaba. Mul ei ole põhjust lisada haavadele soola. Mu sõrm paraneb ikka veel kuuma karamelli kastasest. Kõik, keda olen uskunud, lootused kõrvus kohmitsemas, oma igikestva tuuma osaks, sulavad liiga tugevas vihmas. Neid tuleb kividega loopida, et jalutades lompi ei kukuks. Räästa tilkumisheli äratab magusast unest. Ükski päästetud pudin, kõige kangema kohviga ei suuda neid tagasi tuua. Ma tahan vajuda sügavale võimaluste keelisesse, võõraste kätte pehmusesse, pea pehmete pattide meres täidiseks tolmune võim. Pärast tormi on alati selgus, mu käte vahel piisad puhtaks pestud. Kodutalu akende taga kardinad varjava töö, kus lendab veel lootusi, liiga kaugele põhja. Enam ei tunnegi ära hinge maastiku tippe. Vari kasvab külge. Küündimatust, küünilisust, ootamatuste viburada muud. Ohutuled vilguvad kogu suve. Upun raamaturidadesse. Jään kinni, otsides su hinge õhku silmi. Vähken uinumata. Mida ma üritan? Millest ma unistan? Milleks ma pürgin? Saavutamiskultuuri ohver, nagu ma olen, siis suveks põlesin täiesti läbi eelmine aasta, mis siis lõppes sellega, et ma 3 nädalat ilusat valget aega veetsin lihtsalt maal voodislepades, kõdides ja teemade kaupa raamatuid lugedes. Ja ma avastasin ühe väga hea kirjandusliku siis triloogia, mis oli mu vanemate nooruses populaarne Ursula Le Guin, kuidas seda nüüd nime ütlema peaks, Meremaa triloogia, kus siis peategelane lasi kogemata maailma valla ühe sellise pimeduse olendi ja seda varju, tegelikult iseenda varju taga ajades jõudis siis maailma äärele ja kaugemale. Ja see triloogia jäi minuga ka ajaks pärast selle lugemist ja oli tegelikult selle luuletuse loomise inspiratsiooni allikaks. Järgmine luuletus aga kannab endas pimedat õhtute mõtislugu, võib-olla veel midagi. Seevitasin oma hinge talveõhtute vaikuses Luumemäe nõlvadel üles alla. Tänavavalgusti kollane kuma minu kärbseseene käpikul. Raekoja kumedad helid. Tuum külmetas neid, kes ootasid suve. Lumepilved sünkjad katsid kahvitu kuu. Otsisin valgust selles lõputus kaamuses. Alles kevadel mõistes, kui lohutavalt pehme oli hange vajuda, tasa otsast alustada. Tume rahu, kink, mitte kaotus. Ja tihti ongi
luule minu jaoks just selline raskete emotsioonide väljaelamise koht, mistõttu mu luuletused pahatihti on natukene nukrad ja sunged. Ja mõnikord mõni luuletus tahab väga palju aega, et lõpuks valmis saada, isegi kuid enne kui ma tunnen, et ta jõuab oma lõpuseisundisse. Aga umbes kuu aega tagasi jõudis ühe õhtuga mulle üks väga helge luuletus. Ma mõtlesin, et kuna on kevad, loodust ärkab, loodetavasti ka meie ise, et siis ma loen ka selle ette ja kui läbi loomingu saab manifesteerida, siis ma loodan, et see luuletus jõuab minu ja võib-olla kõigi teiste ellu ka. Pealkiri on siis sisekosmosest. Maailma langeb tolmu iga hetk ja sina langed kaasa atmosfäärist. Su hinge ootasin kui õitsvat kevadet veel uskumata, et sind tõesti väärib. Su silmad nägid läbi südamest. Ma paindusin sul poole nagu paiu, ne juured põimusid. Nii ahnelt elu vett, üksteisest ilma, iseenda janu. On kiiskav valgus üle meie igavest. Siit edasi saab silmapiir nii hea. Teed pühitseb veel tuul, näib ei tõrmustes. Algosakesteks ilma pidemine. Aitäh! Tere, ma olen Hella ja igal inimesel on enda akna taha vaja üht kaske tuulepesadega, tuuleluudadega, tuuleema juustega, tuuleema karjavitstega ja muidugi varestega, kes oma hõbeküüntega imepeenikeste okste küljes kõlluvad, varakevadisi lapsi mängivad. Iga inimene peab nägema sonimütsis vanameest, kes otsib vabadust sinna kõrval kõige ilusamat tammelehte. Iga inimene peab peale sattuma värvilisele naisele, kes viskab enda koerale mänguks vahtralehe pilvi. Iga inimene peab mööduma noorhärrast, kes kõnnib porikuu vihmas käed taeva poole, naeratab pidukil silmi. Igal inimesel on vaja kõndida üle Toome, kõrvus rõdult hüütud kallimate hüvastijät, kõrvus kaugete kaimude laulud. Iga inimene peab igast pargist korjama taskut täis kastaneid ja tõrusid, raamatulehtede vahele hõlmikpuulehti. Iga inimene peab kord aastas sõitma linnaliini bussis ja nutma, mõeldes neile tuuleema lastele, kelle juures õhk on nii mesimagus, nagu muiste, kui inimesed olla elanud vaid sellest. Sellest järgmisest luuletusest ma olen vist tüdinud, aga kuna see just ilmub 2 korda lühemana, siis võib-olla huvitav võrdlusmoment. Siis ma olen siis sulle pika versiooni. Mängime kevadet. Mina astun lavale heledas mantlis ja sina suunad päikese oma pajuutust sõrmede vahel minu peale helendama. Ujume jäätunud lampides liblikaid ja puhume purikat hõõrdele. Mängime kevadet, nagu see oleks maailma kõige esimene. Hüpleme paljastel varbastel linnamurule.
ja valvame linnupoegi kassipoegade eest ja kassipoegi rebasipoegade eest ja rebasipoegi karupoegade eest ja karupoegi inimpoegade. Mängime kevadet ja Jumala eest ärme vaata ette ega taha, ainult maha, kui tärkavad kellukesed krookused ja taeva, kui meie linnulapsed lendavad üle kirikutorni. Suudleme sulavas lumes ja sildu ületame ainult lennates, vahepeal vahtides kõrgesse vette. Mängime kevadet ja kindlasti jõllita minu silmi, kui mina jõllitan sinu silmi. Meie silmis on midagi veel, ent mis peamine, ärme vaata ette ega taha, ärme lase siia jääd ega külma, siis kaome ära ja meie silmist kaob kevade. Mõned suuremad rabad ongi vist veel ainukesed kohad, kus ma tunnen, et loomadele, lindudele on midagi jäetud. Avarus ja sookure hüüded kõrvus, mul on antud mõned sammud, mõni suund. Juba aastaid on metsades tunne, et autoteed suruvad igast küljest vastu selga mind koomale, väikeseks kopsumaksa kohale. Raielongid hingavad kuklasse, tulid maale, et nutta, et mulle öeldaks, näen. See metsatukk siin tehakse lagedaks, aga ma palusin selle lodjapuu, see tähendab õitspuu, jätta. Sinna pandi kiletükike külge, sest tal on nii ilusad õied ja marjad. Need päästavad, see on meie võimuses. Aga kui nad pesitsuse hooajal hakkavad, siis ta kavatseb kaevata. Jah, vaat kavatsebki. See ei ole ilus, see ei päästa, see ei ole meie võimuses. Ma leidsin ühe ammusema raiumise peale pahase luuletuse. Kalamaja tänavad, need hipitänavad, need kui hipid tänavad on paksult ja jämedalt pargitud autosid täis. Kalu pole, kolatud majad. Keegi teine ujub seal autode alleel neis 1. juuni vihmaniredes, viskleb puudetu asfalti puudutuses, jänes, kuhu küll minna. Öö hüpleb parklas edasi-tagasi, 1 ja 2 ja 3 ja 4, 1 ja 2 ja 3 ja 4. Tule siia jänks, minu sees kasvab veel puid, ma olen sind lapsest saati armastanud. Kuidas on olla haaviku emand ilma haavikuta, aga tea, et kalatud majad on sulle alati avatud, ütle vaid kopp ja siis palun anna käppa ka. Ei, see on neile parem, anna käppaga. Juba ma ei tea, tegelikult jõudsin. Aitäh! Aitäh teile kõigile, ma siuke tunne, et oleks vaja mingit vaikusminutid. Tekstid olid kõik nii ilusad, siuke tõsised. Teeks meie autoritele ühe suure aplausi veel. Nagu ma ütlesin enne, siis ma mõtlesin, et teeks väikese vestlusengi ka, sest et see on mul ainukordne võimalus olla ninakas täna ja küsida teie käest igasugu asju. Ja saada natukene noorte autorite kohta teada ka. Ja kui ma teie teksti siin kuulasin, siis ma hakkasin mõtlema kohe selle peale, et tahaks jubedalt teada, kus te nüüd kirjutate ja kuidas, mis on teie lemmikkirjutamiskohad. Ma ei tea, mis asendis te kirjutate, kas te olete voodis, kas teile meeldib looduses kirjutada, kas te kirjutate kõndides. Et võib-olla jagage natuke seda, kuidas teie tekstid sünnivad. Mul väga, ütleme, et
just väga palju suurem osa, eriti vist loomingust tekib kuskil keskpaiku, mis on tavaliselt alati kõige tugevamad emotsioonid, kui tuleb välja. Kuidagi alati nad pole kõige targemad, aga need on ikkagi materjal millegi jaoks. Ja peamiselt kirjutan oma toas, toredasti jäetud siuke tore vanema poolt siuke vana tammest kirjutuse, siis siuke natukest vanad hõngu, kes tunneb siuke nagu päris kirjaniku laud võiks olla ka selline, siis annab siukest tunnet, teeb midagi isegi arukat seal vahel, aga et see on siuke ohutu koht tähendab, et saad tunne, et sa nagu ennast mugavalt mujal olen vahel proovinud, aga kuidagi ei tule see kirjutamine välja. Mul ei ole päris kindlalt kohta mu luuletused juhtuvad selles mõttes igal pool. Ma olen linnas, ma sõidan autoga või kuskil mul tuleb mingi lause, mis jääb mulle pähe kõlama või ma loen kuskil midagi, mis mulle meeldib, siis ma kohe kirjutan selle üles, et mul ei ole väga kuskil kindlat kohta, kus ma olen. Kui ma neid viimist päris kokku kirjutan, siis ma istun lihtsalt oma arvutile ära ideed ei saa. Aitäh! Mis tahad sa kõige teha? Ma kirjutan tavaliselt igal pool ja võib-olla isegi kaasas kõige paremini, et ma ei suuda kunagi enda lauda hoida puhtana, sinna tekivad uuesti raamatud ja märkmikud ja paberid on nagu kõik asjad tagasi. Ja mõtted tulevad ka suvalistel hetkedel, et eriti nõme on siis, kui mul ei ole võimalik kuskile kirja panna neid mõtteid. Ma olen kirjutanud luuletusi kinosaalis, aga ma panin siis ekraani heleduse nagu kõige madalamaks, et ma saaksin ruttu kirja panna midagi. Olen kirjutanud või olen niimoodi ka, et näiteks jõuan koju ja siis ma pean ruttu paberi juurde nagu saama, et muidu läheb see mõte kaduma ja kui mõte läheb ükskord kaduma, siis enam tagasi ei tule ja sellest on kahju. Aga nüüd mul oli üks luuletuste kirjutamise nagu põud natukene, et ma paar luuletust sain kirjutada poole aasta jooksul umbes, sest ma tegelen natuke teiste asjadega. Ennast peab reklaamima ka, on ju, et mul tuleb varsti novellikogu välja ja ma tegelen praegu sellega. Ma loodan, et uuel kuul on see väljas. Ma ütlen seda, et tavaliselt need ideed tulevad kõige paremini, kui ma näiteks jalutan kusagil või duši all, sest see on kuidagi nagu mingi puhastamise protsess, et sa liigud edasi, uued mõtted tulevad peale ja siis nagu sa pesed selle vana mõtte maha ja siis sealt kuidagi sünnivad need. Aga ma olen nagu paberi pealt läinud üle nutitelefoni, et kirjutan sinna selle esialgse mõtte üle, sest sellepärast, et ongi palju kordi juhtunud seda, kus paberit ei ole käepärast, mis on nagu mugavuse printsiibilt jõudnud sinna. Ma olen märganud, et viimasel ajal ma hakkan peas luuletust valmis tegema. No ongi näiteks kõndides. Ja siis ma koju jõudes proovin või autosse või bussi või kuhugi, kus on natuke saab paigal olla. Proovin selle mõtte omase asja teha päriseks. Aitäh teile, oli väga toredad vastused kõik. Siis ma mõtlesin selle peale, et täna on raamatu- ja roosipäev, aga ma tahaks küsida seda, et millisest päevast puudust tunnete või millist teist raamatupäeva te tahaksite. Ma ise mõtlen alati naistepäeval, et selle asemel, et mulle kimp lilli tuuaks, siis ma võib-olla tahaks, ma ei tea, peotäie tampoone või midagi muud säärast, mida mul iga päev vaja on. Ja lõikelilled on nagu väga toredad ka ja roosid on väga ilusad, aga ma ei tea, kas teil on midagi, mida te praegu nagu väga tahaks, ma ei tea, kirjanikel on teemas, tahaks raha saada võib-olla, ma ei tea, meil kõik siin on vist ka nii noored, et haigekassa vist ei ole nagu küsimus, sa oled õpetajaga, siis et haigekassat. Aga et on teil mingi selline asi, millest te tunnete puudust, mis raamatu ja ... päev meil võiks olla veel? Universaalne vastus, et raamatu ja vaba päev on see, mida on vaja selleks, et tegeleda loominguga. Muud ei olegi vaja. Ja ma ütlen, et võiks olla see
töölt vaba loe kodus terve päev. mul oli peaaegu sama, aga vaba päev, et näiteks ma pean oma isale ütlema, et ta ei tohi teha terrassi ega vaadata sõnumeid ega no okei, koeri peab jalutama. No ei tohi seda ka teha. Raamat. Ei, tegelikult raamatut ka ei tohi olla, mitte midagi ei tohi olla. Teil on kõik nii hästi sinuga praegu. Ühestki päevast puudust ei tunne. Kas on publikus tekkinud küsimusi vahepeal? No okei, noortele esitada mingi küsimuse. Okei, ei ole, siis ma võib-olla küsin siia lõppu ühe sellise küsimuse veel, et mis Liis juba vastas ka, sa võid veel võib-olla natuke õpetus ka. Mis teid loomingus edaspidi ees ootab või kuhu te tüürite, mida te kirjutate praegu, kas on midagi veel avaldumas? Avaldumas kahjuks ei ole, üldiselt kuna väga vähe on eksami hooajaline aega millegi muu jaoks, siis peamiselt siin-seal luuletusi, aga ma ei tea, tüürin selle poole, et äkki saan tulevikus mõelda, et töötan kultuurivaldkonnas ja ei pea küsima toetusi kuskilt. Ma tahaks tulevikus kirjutada luuletusi ja stsenaariume ja ma tahan väga lavastajaks saada ja samuti ma tahan kirjutada ja väga hea tunnistus, et ühesõnaga, mul tuleb novellikogu välja loodetavasti siis varsti. Luulekogu on toimumas Loomingu raamatukogus, mida ma olen väga uhke ja õnnelik ja põnevil. See on selline suur saavutus minu jaoks. Ja siis ma loodan ka veel endiselt saada täiskohaga kirjanikuks, et kuigi ma olen juba saavutanud päris palju, ma olen selle üle ka väga rõõmus, siis ma pean ikkagi oma seda vaese kunstniku ametit toetama teise ametiga, et oleks tore, kui saaks olla täiskohaga kirjanik. Viimati, mis mul on ilmunud, tegelikult kõige hiljuti mu esimene teadusartikkel. Kui küsite, kas kunagi tuleb luulekogu, võib-olla mitte kunagi, sest et ma praegu lihtsalt ei tunne, et oleks õige aeg selle jaoks. Aga peas ei taha kogu aeg mingeid mõtteid, mingeid raamatuid nagu proosa mõttes, mida võiks kirjutada. Võib-olla kunagi jõuan nendeni. Aga ma ausalt ütlen, et nagu see tundub liiga suur võib-olla pinge, mida endale praegu peale panna, kui neid asju ka palju elus. Aga võib-olla kunagi näete siinsamas minu nimest raamatud. Mul on väga palju asju, mis ma tahaks teha, aga näiteks ma tahaks kirjutada rohkem mulgi keeles ja ma tahaks teha luulevideoid rohkem. Suurepärased unistused, ma ütleks, ma arvan, et kõik lendate väga kõrgelt. Aga tahan teid veel kord tänada. Ma tahan Rahva Raamatut tänada, et nad sellise päeva korraldasid ühte täpsemalt, mind õhtujõus ka kutsusid ja teid, et te kõik siia tulite ja oma loomingut esitasite. Enne kui te ära jooksete, siis Rahva Raamatul on teile väikene kingitus ka. Teeme ühe aplausi ka kõigile veel. Aitäh!
ja aitäh teile kõigile ka, kes te täna kuulama tulite, teid on päris palju siin, mis on hästi tore on, et on nii palju luulehuvilisi. Ja lõpetuseks ma tahaks teile soovida kõigile ilusat õhtut, ilusat raamatu ja roosipäeva ja palun ostke ja lugege luulet, eriti noorte autorite luulet, sellepärast et see on meie kirjanduse tulevik ja nüüd kõik meie tulevik istub siin samas reas. Nii et palun lugege ja ostke värsket rõhku ja raamatuid ja avastage uut luulet ja uut kirjandust ja ka novelle ja tulevasi stsenaariumeid. Nii et aitäh kõigile veel kord ja